Tere armsad, et täna olen siis ilusas roosiaias, Tallinna Botaanika roosiaias ja ma teen siit väikse ladumise, et vaatame, mida soovivad täna kaardid öelda meil tulevaks nädalavahetuseks. Mis sõnum meile täna on? Et siin vaatame, mis meil täna siit välja tuleb. Et mis sõnum on täna kaartidel meile, kollektiivile. Siin on sauade poiss, kes on õpuimuline, vaatab tulevikku. Kõik teed on lahti, pakkumised on tulemas, ta on õppimisvalmis, et õppida andma ja ka saama. Et meie elus on praegult tähtis, väga tähtis, et me annaksime ja samas ka saaksime vastu, et me ei annaks rohkem, kui me saame. Siis läheb tasakaalust välja meie energia. Ja siit tulemas on veel võidukas mõõkade rüütel. Mingi siht on silme ees, mingi väga kiire areng, aga millegipärast natuke sõjakalt, et midagi on tulemas. Kas me ise torname sinna poole või meid lükatakse kiirelt liikuma edasi. Et väljuda sellest murtud südamest, sellest hingevalust, sellest vaevast, mis on meid kinni hoidnud ja piinanud. Et me näeksime ja saaksime liikuda edasi. Liikuda välja sellest halvast olukorrast, mis meid enam ei teeni, et saame jätta selle selja taha. Et siin natukene panen neid, et on natukene rohkem näha kaardid teile. Et siin küünal mul juba kustus ära selle tuulega. Ja vaatame siit edasi, et te lahkute sellest halvast olukorrast, sellest murtud südamest, jätate selle olukorra selja taha ja liigute edasi. Sealsamas on ikkagi veel saatan, sõltuvuse piirangud, mis hoiavad meid kinni ahelates, mis ei lase liikuda vabalt, mis ei taha lasta kuidagi vabaks, et need piirangud ja sõltuvused on vaja meil kõik selja taha jätta. Et saaksime liikuda enda külluslikku energiasse, sest maa toetus, külluslik naine, et kõik see energia saada kätte, mis meil ümberringi saadav on. Aga selleks on vaja meil jätta selja taha kõik sõltuvused ja piirangud, mis hoiavad meid kinni. Meil on vaja minna mõõkade kuninganna energiasse, selged, täpsed otsused. Me teame, mida me teeme, mida me tahame, mis on meie jaoks parim ja liikuda selles suunas. Siis me saame olla võidukad, siis me saame liikuda edasi sinna, kus me soovime ja meid ümbritseb nagu au ja kuulsus. Meid on märgatud, me ise väärtustame ennast ja meil on parimad tulemused. Sest me oleme pannud midagi kasvama, me oleme istutanud oma ideed, pannud nad juba kasvama ja me ootame vaikselt, aga me ei pea kogu aeg kontrollima seda. Sest kontrolliga me ei saavuta häid tulemusi, me peame kontrollist lahti laskma, et kui see seeme on juba istutatud, mingi mõte, idee, mingi projekt juba käima lükatud, siis lihtsalt olla ja elada tavalist elu, mitte kogu aeg sellele mõelda, et millal ta nüüd täitub ja millal ta nüüd kasvab, vaid lasta see mõte vabaks, et see saaks areneda ise. Sest selle mõtlemisega on meil
väga palju illusioone, mismoodi meie arvame, et see peaks täituma, aga ta võib täituda hoopis teistmoodi. Et laseme kõik vabaks. Kõik soovid, mõtted, mis oleme istutanud, laseme vabaks. Ja ei kurvasta selle pärast. Märkame kõiki võimalusi, mis meie ümber on. Sest meile pakutakse võimalust, aga me oleme ikkagi kurvad. Ja me ei näe seda, mis meile pakutakse. Sest me oleme arvanud, oleme illusioonides, et me ootame seda kindlat, mida meie oleme välja mõelnud, et see peab niimoodi täituma. Aga universumil on hoopis teised plaanid. Ja need võivad olla hoopis imelisemad ja paremad kui see, mida meie oleme arvanud ja mõelnud. Et lõpetame selle pendeldamise, oma mõtete kallutamise siiapoole ja sinnapoole, et on vaja vaimse ja maise vahel teha. Võtta otsus vastu ja lõpetada selle raske koorma kandmine, et see etapp on meie elus läbi, paneme ta maha, et saame liikuda edasi külluslikku sauade tulisesse energiasse, et kõik on võimalik. Me teame, kuhu me läheme, meil on tuli ja kirg teha neid asju, mida me soovime. Ja siis meil tuleb ka õiglus. Hiromant annab meile selle valguse, selle tõe, selle teadmise, kuidas on meie jaoks õige teha, mida teha. Ja olla õiglane iseenda vastu ja teiste vastu. Näidata enda valgust. Nii enda seest, kui näha seda ka teistes, mis meid ümbritseb. Loomulikult, kui me oleme oma väes, me oleme oma emotsioonidega ühenduses, me oleme tundlikud, me märkame teisi, meil on tingimusteta armastus. Me elame ise seda ja me ka pakume teistele seda. Võta vastu enda tundlikkus, enda naiselik vägi. Kõik see, mis on meie sees. See karikas on äärini täis. Aga seda on vaja näha. See on meie sees, meie tundlikkus, meie armastus. Näitame seda teistele ja iseenda, armastame iseennast tingimusteta, et me saaksime teistele seda kõike pakkuda. Ja vaatame, mis meile ütlevad nüüd siis ingli teraapiakaardid veel selle peale. Mis ütlevad ingli teraapiakaardid meile selleks nädalavahetuseks. Et olge valmis andestama. Paluge inglitelt, et nad puhastaksid teie meele ja keha mineviku valust ja asendaksid selle rahuga. Siin nagu kaardidki välja näitasid, ongi murtud süda, mured, hirmud, raske koorma kandmine, sõltuvused, milleski kinni olemine, et laseme selle kõik vabaks, et saaksime olla ise enda emotsioonidega, oma armastuse, oma küllusega ja hoolivusega nii iseenda kui teiste vastu. Ja see andestus ongi, et me andestame iseendale kõigepealt ja andestame teistele. Selle võrra muutub meie elu hulka paremaks, turvalisemaks ja saame olla tasakaalus. Et palugem inglitelt abi. Inglid on alati teid valmis aitama, kui te palute ja küsite neilt abi. Ja loomulikult, kui olete seda palunud, ka neid tänada. Inglid on meie ligidal, nad näevad, nad teavad, kuid nad ei saa aidata, kui me ei palu neilt abi. Armsad, olgem hoitud ja kaitstud ja nautigem seda nädalavahetust. Laseme need mured minema, puhastame oma meele
ja naudime seda karikate kuningannaks olemist. Kõike imelist teile ja mina tänan, et te mind vaatate ja kuulate. Peatse kohtumiseni.